Tere tulemast siis e-twinningu veebiseminarile. Mina olen Laura Vetik, olen e-twinningu projektijuht Harnos ja koos minuga viivad siis tänast veebiseminari läbi kaks kogenud e-twinningu õpetajat. Jelena Rätik Tallinna Sõbrakese lasteaiast ja Kristiine Teelesatsi Tallinna Pääsusilma lasteaiast. Nüüd esimese hooga räägin natukene lähemalt, mis loom see e-twinning on, et võimalik, et täna on siin ka meil neid kuulajaid, kes kuulevad e-twinningust täitsa esimest korda, et siis teate, mis programmiga tegu on ja seejärel läheme siis ka konkreetsete projektide juurde, et Jelena ja Kristiine teile jagavad siis täna kahte projekti, mõlemad saavutasid eelmisel aastal siis erinevatel projektivõistlustel ka auhinnalised kohad, et tegemist on siis selliste nii-öelda eeskujulike projektidega, kust loodetavasti saate ka kõvasti inspiratsiooni ammutada. Nii, aga ilma pikema jututa asume siis asja kallale, et mis see e-twinning täpsemalt on ja kui kellelgi nüüd küsimusi tekib siin vahepeal, siis kindlasti pange chati küsimus ja vastame nendele jooksvalt. Nii, aga e-twinning on tegelikult juba 20 aastat vana programm. See on alates 2005. aastast olnud kättesaadav siis üldhariduskoolidele, lasteaedadele ja kutsekoolidele. Väga lihtsalt öeldes on e-twinning siis õpetajate kogukond ja koostöövõrgustik, mille abil saab siis teha erinevaid projekte erinevate lasteaiarühmade ja klasside vahel. Panen kohe. Tegemist on osaga Erasmus pluss programmist. Kogu e-twinning on õpetajate jaoks tasuta, nii et seda rahastabki siis Erasmus pluss programm. Ja e-twinningus on tegelikult kaasatud üle 40 riigi, peamiselt Euroopast, Portugalist Türgini, võib öelda, ja lisaks ka veel mõned nii-öelda Euroopa naaberriigid, et meie jaoks võib-olla pisut eksootilisemad, näiteks Tuneesia, Jordaania, Liibanon, Aserbaidžaan, et sellised põnevad riigid, ka nendega saab siis koostööd teha. Ja nüüd koostööd saab teha spetsiaalselt selle jaoks loodud keskkonnas, Euroopa koolihariduse platvormil, mida me siis hellitavalt nimetame ESEP-iks. Et see keskkond ongi siis tehtud projektõppeks, seal on siis tasuta töövahendid õpetaja jaoks sisse ehitatud ja on siis võimalik leida nii ideid, soovitusi, projektipartnereid kui ka siis reaalselt tegevusi seal ellu viia. Ja mis siis on need õpetaja võimalused e-twinningus, et tegelikult e-twinningu nii-öelda keskne idee on siis panna omavahel koostööd Kumba ta tegema lubas? erinevate lasteaedade ja erinevad nii-öelda rühmad või lasteaiad ja erinevad klassiruumid. Tegelikult ei pea see tingimata olema rahvusvaheline, et kes soovib alustada lihtsamalt, saab alustada ka täiesti Eesti-sisese projektiga ja tegelikult on võimalik teha ka täiesti näiteks lasteaedade, koolide siseseid projekte, kui näiteks rühmad asuvad erinevates hoonetes, soovite testida, et kuidas see projekti tegemine veebis üldse välja võiks näha, siis tegelikult võib ka täiesti alustada oma lasteaia seest või ka siis mõne naaberlasteaiaga teha. E-twinningu projektides siis nii-öelda need põhitegevused toimuvad oma rühmaruumis ja neid siis jagatakse teiste lasteaedade ja klassidega. Nüüd päris pisikesed lasteaias omavahel veebis eraldi koostööd ei tee ilmselgelt, aga suuremad õpilased meil e-twinningus teevad täiesti juba ka nii-öelda grupitöid koos teiste klassidega siis üle veebi. Nii et lasteaedades on siis see põhi nii-öelda veebis suhtleja ikkagi siiski õpetaja, kes neid tegevusi koordineerib. Nii, aga mis see e-twinning siis õpetajatele annab, et ennekõike siis ta ongi tõesti selline tohutu suur andmebaas, kus on üle 1 miljoni õpetaja registreerinud ja on siis võimalik otsida nende seast endale sobilikku koostööpartnerit, aga ka siis uurida läbi viidud projekte, koguda sealt inspiratsiooni.
et tegelikult e-twinningu platvormil ei pea tingimata ainult projekte läbi viima, et sealt võib ka täiesti esimese hooga lihtsalt inspiratsiooni ammutada. Kindlasti nüüd, kuna e-twinningu keskne idee on projektide tegemine erinevate koolide ja lasteaedade vahel, siis see turvaline keskkond, mis on loodud nende projektide läbiviimiseks. Et kõik õpetajad, kes ennast e-twinningus kasutajaks teevad, nad valideeritakse siis kasutajatoe poolt ja meie siis teemegi toe poolt kindlaks, et kindlasti on tegemist õpetajaga, nii et selles mõttes, et sinna keskkonda tõesti pääsevadki ainult haridustöötajad. Nagu siin juba eespool mainisin, siis e-twinningut saab väga edukalt kasutada ka ideede otsimiseks, ammutamiseks, miks mitte ka enda ideede jagamiseks, et tegelikult platvormil on ka sellised temaatilised grupid ja loomulikult siis ka õpetajatele enesearendamise võimalused, et lisaks online veebiseminaridele, veebitöötubadele on ka rahvusvahelised kohapealsed seminarid, kuhu me õpetajaid iga-aastaselt lähetame, nii et tegelikult sellised head tasuta enesearendamise võimalused, et näiteks meil siin see nädal läheb Soome seminarile üks õpetaja ja paari nädala pärast läheb lasteaiaõpetajate seminarile samuti järgmine õpetaja, nii et pidevalt neid võimalusi on, et nendest me siis jooksvalt ka anname teada. Nii, aga ma lõpetangi praegu juba jagamise, pärast esitlusi räägin lähemalt siis, kus te veel infot saate ammutada ja ilma pikema jututa annangi siis sõna meie tänastele esinejatele, et esmajoones siis Jelena Rätik, palun, saad jagada oma esitlust ja hakata siis rääkima, mis toredat projekti teie oma lasteaiaga tegite. Ja jällegi, kui on küsimusi, siis julgelt pange chati. Tere kõigile minu poolt, mina olen Jelena Ratsik Tallinna Sõbrakese lasteaiast ja täna ma räägin oma projektis, mis nimi on Little Citizens. e-twinningu võib väike kodanik, mis selle aasta oli saanud teise kohta Euroopas auhinnaks. Missugune peamine idee ja eesmärk meie väikekodanikuks oli, me keskendusime kodanikuharidusele, demokraatiale ja laste aktiivsele osaluse ühiskonnas. Projekti eesmärk oli aidata lastel mõista oma rooli kogukonnas ja ühiskonnas, arendada vastutustunnet ja empaatiat. Õpilased õppisid, kuidas olla aktiivsed, teadlikud ja hoolivad kodanikud, kes suudavad oma ideed väljendada ja maailma paremaks muuta. Projekt meil kestis 1 aasta ja projektis osalesid meie 6-7-aastased lapsed ehk viimane rühm lasteaias. Ma panin siin nii palju neid eesmärke, mis meil oli, ma praegu neid ei hakka neid lugeda teile, räägin, et kõik need tegevused ja eesmärgid oli pandud selleks, et arvestada 17 aasta arengu eesmärgi ja kasutasime sellised meetodid nagu projekti põhiõnneõpe, uurimuslik õpe, stream-tegevused ja grupitöö. Partnerid meil olid erinevad. Esiteks me Kreeka partneriga Margaritaga mõtlesime välja seda projekti, kuidas me teeme, ma olen co-founder, tema oli alustaja seda projekti ja kutsusime ka meie juurde Kreeka partnerid, Prantsusmaa ja Portugalia ehk kokku meil oli 8 partnerikooli. Seoses säästva arengu eesmärkidega me panime sellised teemad nagu kestlikud linnud ja kogukonnad, kus me esiteks lastega vaatasime meie keskkonna ja sotsiaalsete probleemid, avastasime neid, uurisime, paneme kirja ettepanekud ja koostasime tegevuskava. Teiseks võtsime teema nagu laste õigused, pärast seda vaatasime erivajadus-teema, võrdsus ja rahu ja lõpuks panime näpunäited ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. See kõik teemad me panime kirja ja planeerisime oma tegevuse kuu kaupa. Et iga kuu me teeme mingit ühe tegevusse. Et meie projekt oli natukene lõbusam. Iga kool
tegi endale maskoti ehk väike selline tegevus. Maskot, näiteks meil oli selline ilus ja lõbus vikerkaartüdruk, kes aitas lastele natukene paremini aru saama, missugused probleemid on meil, kuidas me saame need lahendada ja koos aega veeta. Panime sellise endale kirja, et mis me teeme, millest me alustame, kuidas me osaleme selles projektis ja missugused teemad me vaatame ja nii lõpuni. Alustasime selleks, et esimene teema võtsime seda 11. eesmärk, kestlikud linnad ja kogukonnad. Et natukene paremini saada, mis meil on, me käisime õue, vaatasime, missugused keskkonnalised või sotsiaalsed probleemid me saame avastada. Paneme neid kirja joonistusega, lapsed ütlesid, õpetajad kirjutasid, koostasime sellise plakaate. Siin on ka näha pildi peal, et kuidas me töötasime. Kui see oli kõik kirja pandud, me andsime võimalust teistele riikidele ka teada, missugused probleemid meil on. Ehk me jagusime paarideks, et igal üks oli teine partner, teine kool, kellega me arutasime meie probleemid ja teised lapsed teisest riigist pakkusid meile võimalused, kuidas me võime seda lahendada. Ehk tegid ettepanekud ja panid meile tegevuskava kirjas. Selle moodustatud rahvusvahelised meeskonnad aitasid meile lahendada meie probleemid, aga meie vastupidi aitasime neile, kuidas meie lapsed näevad seda, kuidas me saame seda teha. Siin on väikene selline, kuidas see töötas näiteks, et kahe meeskonna töö, Portugali ja Kreeka, et pildid tehtud, lisatud dokumendile, teine riik vaatab üle, paneb kirja, siis kirjutatakse näiteks, et selline probleem meil on, et missugune on solutions ehk kuidas me leiame lahendus, mis me võime teha, et seda olukorda parandada. Ja siis kõik koos Colorillo abil, see on selline võimalus koos ühel ajal joonistada. Lapsed joonistasid, et nad saavad seda parandada ja siis meile keskkond on parem ja kõik on lahendatud laste poolt nähtud. Kuna oktoobrikuus on Code Week ja me oleme ka osalenud mitu aastat, me mõtlesime, et me osaleme sellel aastal ka samuti, et teeme erinevaid tegevusi. Let's make a wish. Tegime selline üleskutse partneritega koos, et taaskasutusmaterjalis, loodusliku materjalis koostame ühe tegelane. Ta võib-olla on tüdruk, võib-olla poiss, võib-olla robot, kes tahab, kes annab teistele lastele mingi üleskutse. Kirjutame teksti, kus on värviliselt mainitud erinevaid tegevusi, näiteks armastus, loodus, tervis ja teised lapsed peavad seda värvi järgi teada saama, mis tahtsid öelda meile teised riigid. Näiteks siin on kirjutatud ka väikene selline, et tere, minu nimi on tüdruk Lill, mina elan Kreekas, Avlonari Evias, ma armastan lilli väga, sellepärast, et nad on looduslikud ja nad annavad lõõgastus inimestele. Et siis oli märgistatud niimoodi punane, roheline ja lilla ja teised lapsed siis leidsid seda sõnad, mis ta tahtis tüdruk neile öelda, ehk armastus, looduslik ja lõõgastus. Ja selline koostöö meil oli. Järgmiseks teemaks, mis me võtsime, oli meil kvaliteetne haridus. Tegime meeskonna koosolekud, muinasjuttude lugemiseks, asjakohaste lugude jälgimine veebis, roolimängud tegevusteks pandud. Laste õiguste päeva tähistamiseks jagati plakaatid õpilaste peredele ning see postitati kooli ajaveeb. Seda plakaati me koostasime kõik koos lastega, see plakaat on näha siin ja siin ma mainin, et minu presentatsioonis on olemas sellised MoInfo nupukesed, et kui te vajutate seda, siis te lähete otseselt ja näete seda töö
ja võite pärast uurida natukene rohkem projektis iseseisvalt. näiteks lapsed joonistasid laste õigused ja laste õigused panime puusletükina tüdrukute ja poistele. Iga riik tegi oma selline poiss ja tüdruk ja lapsed lindistasid. Panen niimoodi. To be healthy ehk olla tervis, et kõikidel lastel on õigus olla terve. Näiteks meie poolt ja siis me võime näha, et teises pool oli näiteks Portugaalias samuti lindistatud. Alimentação. Või näiteks siin Kreeka poolt. Kuna varem lastega me rääkisime sellest, et missugused meil on õigused, siis selline plakaat, poster me saime jagada ka meie vanematega ja lapsed ka kuulsid, kuidas teises keeles on kuulda samasugused õigused. Kuidas me õppisime selle? Siin on näha meie töö, kuidas me korraldasime meeskonnatöö erinevatest riikidest, kuidas lapsed joonistavad seda puusli inimesi. Siis meie poolt me ka tegime sellise postri või plakaati, kus lapsed ilusasti joonistasid kõik need õigused, mis neil on. Ja panime seda plakaati ja lapsed saaksid ka rääkida vanematele ja väikestele lastele meie siin lasteaias teistele rühmadele ka räägitud. Valisime samuti meie partnerite vahel, missugused õigused lapsed tahavad joonistada. Ja siis tegime selline ühepäevane joonistusvõistluse või panime koos, joonistasime need koloriilos, need õigused, mis lapstel on. Siin on näha Portugali ja Kreeka joonistasid, siin oli meie Eesti ja Kreeka poolt online kohtumine, kus me rääkisime meie õigustest ja ka joonistasime neid koloriilos. Prantsuse ja Kreekaga tehtud tööd. Ja igal pool on näha meie maskotid, kes oli meiega koos kogu aeg. Hakkasime rääkima sellest, et õigused on olemas ja õigused on olemas erinevatest inimestel, samuti nendel, kellel on mingid erivajadused ja selleks, et natukene rohkem teada, et erivajadusega on ka inimesed olemas, et me kutsusime kooli õpetajad, eripedagooge, mõned koolid kutsusid teist üldse organisatsioonid, kus saab suhelda puuetega inimestega, arutledes nende toimetuleku üle, raskuse ja sotsiaalse tõrjutusega. Kreeka partner leidis väga hea sellise raamatu, kus oli loo sellest, kuidas oli sõprus tüdruku ja Kurtna poissiga. Sellest me ka lugesime lastele. Siin meil toimus selline töö, et kuna kõik on kirjutatud kas inglise keeles, siis õpetajad tõlgivad või näitavad pildi ja lapsed proovivad ka aru saama, millest jutt on. Jagasime need erinevad erivajadused, kuna meie lasteaias on ka olemas selline erivajaduse rühm, kus lapsed on autistid, siis Kreekas oli samuti olemas selline klass koolis. Siis me arutlesime sellest, et me natukene räägime sellest erivajadusest natukene rohkem ja proovime lastele ka näidata, missugused probleemid tekivad neil, kuidas me võime neile aidata, kuidas reageerida on, kuidas me võime neile abiks olla, et me kutsusime rühma, tema rääkis, et kuidas nemad õpivad, kuidas nemad saavad teistega kokku, kuidas nendega võiks meeskonnatööd teha, et kuidas märgata, et lapsed vajavad abi, kui tema ei saa rääkida sellest, et näitada talle erinevaid võimalused.
Siis meil oli koostöö Kreeka lastega. Me rääkisime, et mis meie leidsime, kuidas me võime aidata ja nemad ka näitasid, kuidas nemad arvavad, kuidas me võime aidata neile arendada paremini. Siis selle raamatu kirjutamisel me panime kõik need vihjed sinna kirja, joonistused, laste joonistused ja valmistasime ka mängud. Need mängud, mis lapsed võivad, need mängud, mis aitavad autismispektriga lastele arendada. Üks on meil tehtud digitaalne mäng ja üks selline, ütleme, 3D mäng, mis saab välja printida ja lastega koos mängida. Kuna kõikidel olid erinevad erivajadused välja kirjutatud, mille nad uurivad rohkem lastega, siis me mõtlesime, et me teeme selline digitaalne brošuur, kui me paneme kirja kõik need erivajadused ja kuidas toimetada lastega, kuidas aidata ja samuti meie lapsed ka saavad teada, et erivajadused on erinevad ja kuidas toimitada. Järgmiseks teemaks oli väga huvitav meil vaadata, et mitte soolist diskrimineerimist. Me keskendusime oma töö kunstniku Jaiko Saamale, kus lapsed said teada tema eluloost. Iga partner valmistas ette väikene lõik tema eluloost ja pärast tegime online kohtumine, kus meie rääkisime teistele ja tema eluperioodist. Kuna lastele meeldis, kuidas tema joonistab ja tema sellised kunstiteosed, siis me mõtlesime, et me proovime seda ka järgi teha. Lapsed hakkasid joonistama tema tööd, samuti korrata. Siis me organiseerime sellised päevad, kus me kutsusime kooli meie lapsevanemaid ja lapsevanemad osalesid sellised meistriklassis, kus me ka proovisime joonistada ja teha erinevaid tööd ja valmistada kostüümid. Erinevad riigid mõtlesid, et kas valmistasid need kostüümid lapsevanemale ja lastele. Meie valmistasime kostüümid meie nukkudele, aga samuti kasutatud sellise doti või ringi joonistused. Lastega koos tegime sellised plakatid, kus me panime kirja, et missugused roolid on naistel, missugused naised nad näevad, missugused tööd nad teevad, kuidas nad võivad neid iseloomustada. Selline plakatide koos tegemine me panime pärast ühe ajakirja, kus sellest selline kirja pandud kõik need edulood, mis on naistel, missugused roolid lapsed näevad, missugune naine on. Ja samuti kutsusime klassi vanemaid, emad, kes rääkisid oma töös, kus nemad töötavad, ütleme, mitteformaalselt, et kui me oleme harjunud, et naised töötavad, ütleme, müüjana, arstina, aga kui näiteks ema töötab betoontehases ja tal on 30 meesterahvas, kes peavad tööd tegema, aga tema on nagu nende ülemus. Et kuidas tema ennast tunneb. Sellest kirjutasime meie, intervjueerisime meie emad, kreeklased intervjueerisid nende ema, kes oli näiteks taksojuhina töötanud. Samuti Kreekas see on mingi eripära, sellepärast et naiste töös ei ole sobilik nagu varem öeldud, aga nüüd midagi muutub meil, et kuidas me seda näeme. Ja samuti meie naistepäevaks tegime sellise õnnitluse kaardi, kus olid kõik meie partnerid lastega ja Yokosuka
kunstniku moel tehtud selline meie naistepäevaks kaart. Ja pidasime sellise naistepäeva, kui me kutsusime kõik meie vanaemad, emad ja lapsed ja kõik koos tegime sellise suure ringi, mis edendas soolist võrdõiguslikkust. Järgmiseks teemaks me võtsime selline nagu rahu ja peamiseks ideeks meil tuli see, et me teeme kunsti kaudu rõhutas rahvusvahelisi sümboleid huvi. Lapsed ütlesid, mis nende jaoks on see rahu ja panime need kirja, et meil tuli selline ilus tuvi, kus on kirjas erinevaid neid fraase või sõnad, mis lapsed ütlesid, mis on nende jaoks see rahu. Samuti me joonistasime tuvikesed, kasutades erinevaid kunstniku teosed ja erinevad materjalid, kuidas me saame seda tuvi näitada, mis sümboliseerib meil ka rahu. Koos tegime sellise sellise matti, kus oli kirjutatud peace now ja varjusime seda peace või rahu sümbolit ja lapsed peaksid lahendama ülesanded ja üles leida. See nägi välja niimoodi, et on kirjas üleskutse, kus on nooled ja lapsed lihtsalt peavad otsima sellest matil, kus on ta varjunud. Aga kõik need tähed, rahutähed me tegime erinevates materjalides, nii nagu lapsed ise mõtlesid välja. Näiteks meil oli C-täht ja sellest me tegime mänguasjadest. Iga kool ka lõi taaskasutatud materjalidest oma traditsioonilise nuku, mis sai ühise loo kangelaseks. Me jutustasime selle loo robotika abil ümber kodeerides süžee põhjal raja ja valmistasime sellise väikene raamat online. Siin on näha, et kuidas me seda mängisime, seda kodeering, kuidas see toimus, et siin on varjutud, on antud ülesanne ja siis me otsime üles, kus ta on. Lapsed saavad ainult instruktsiooni ja peavad otsima, kus ta on. Viimaseks meie tegevuseks me mõtlesime, et me teeme sellised värvilised käevõrud, kus iga värv oli seotud ülemaailmse säästva arengu eesmärgiga. Lapsed ise panid seda kokku, paned endale kätte ja me istutasime kooliõuepuu. Lapsed lubati, et 23. aastal nad kohtuvad taas ja see on selleks, see puu kasvab ja see on aktsia nagu planeedi kaitse. See, kuidas meil see toimus. Et lapsed istutasid erinevaid taimed, niimoodi nad valmistasid endale käevõrud. Lasted teadsid neid 17 säästva arengu eesmärgid, meil olid nad kogu aeg väljas, nad teadsid nende värvi ja selleks tegid sellised käevõrud ja istutasid puud. Selline töö meil oli. Selle projekti käigus me korraldasime lastevanematele erinevaid töötubasid, nagu ma mainisin varem, see oli Jääüko Saama töötuba, kus me proovisime teha samasugused kunstiteod ja samuti iga riik tegi erinevaid töötubad, kus lapsevanemad said natukene rohkem teada, kuidas me võime taaskasutada või valmistada otid näiteks poe käimiseks. Ehete valmistamine, me proovisime plastikus teha kõrvarõngaid, kuidas me võime säilitada puu, köögivilja. Et selleks, et natukene rääkisime oma jalajälgi, mis me võime natukene vähendada. Ja panime seda kõike meie ettepanekud ja näpunäited ajakirja, mis on keskendunud ökoloogilise jalajälje vähendamisele, mis oli ka
antud võimalus õpetajatele lugeda edasi meie blogis pandud, meie veebisaidi ja samuti ka vanematele jagatud. Ja nii nagu on kogu aeg pärast projekti lõppes, me tahtsime seda tagasiside teada. Ja meie lastel tuli selline tagasiside, et nad väga oli rahul, et osalesid selles projektis, väga positiivselt reageerisid. Nad märkasid, kõige rohkem neile meeldis osaleda ja õigussaama tegevustes ja samuti need kõik tegevused, mis me tegime õues, keskkonnaalased tegevused. Meie vanemad olid väga rahul, et lapsed osalesid selles projektis, et neile väga meeldis, et meie kaasasime neid tegevustesse. Nad toetasid meid väga. Nad märkisid, et lapsed osalemine programmis oli suurepärane vahend nende oskuste ja tervikliku arengu edendamiseks. Õpetajad tuvastasid oma osalemisest mitmeid eelseid, nagu parimate tavade vahetamine, tugi, koostöömeetmed ja palju muud. Enamik leidis, et õpilastel oli kasu planeetide jätkusuutlikkuse parimate tavade mõistmisest. Et kõik olid väga rahul ja õnnelikud, et said teha tööd selles projektis. Aitäh kuulamast! Suur tänu, Helena, väga uhke projekt. Tahan siia kohe vahele öelda ka seda, et e-twinningus see nii-öelda projekti maht ja pikkus ja see, kui palju tegevusi seal tehakse, on täiesti õpetajate endi otsustada. Et võib teha mitmeaastase projekti ja võib teha ka ühepäevase projekti, et see on täiesti õpetaja enda otsustada. Ja. Aga ma usun, et siit sinu projektist kindlasti said õpetajad endale ideid. Kui mitte tervet projekti, siis igal juhul, mis nii-öelda väikseid tegevusi oleks võimalik teha. Hetkel meil chati küsimusi pole tulnud. Kui veel tuleb, siis pärast saame vastata, aga jätkame meie teise esinejaga ja Kristiine Teele Satsi tutvustab siis pisut teist laadi projekti, nii et kohe kuulete. tere ka minu poolt kõigile, et saan teile rääkida enda eelmise aasta projektist, mis kestis kogu õppeaasta ja projekti nimi eesti keeles oleks Ma näen, ma avastan, ma loon. Ja ei teinud ma seda projekti üksi, et kuna töötan lasteaias arendusjuhina, siis minuga koos olid projektis ka rühmaõpetajad, õpetaja Nele Pihlak ja Helen Erelt. Ja see projekt sai alguse niimoodi, et eelmise projekti lõpus tekkis ühel partneril mõte, et me võiks teha sellise projekti ja just sellepärast, et kunstitegevused on lasteaias igapäevased või noh, iganädalased kindlasti ja kunst on selline loomulik viis lapsele siis ennast väljendada ja kunsti kaudu saavad siis lapsed oma loovust avastada, saavad tegutseda, kunsti saab vaadelda, saab katsetada, saab luua, saab oma tundeid läbi kunsti väljendada, saab jutustada ja reflekteerida ning saab ju enda kunsti ka teistele jagada ja see kõik arendab lapse arenguks vajalikke oskusi erinevates õppevaldkondades. Ja meie jaoks on hästi oluline, et kui me teeme e-twinningu projekti, et siis see oleks lõimitud meie igapäevasesse õppe-kasvatustegevusse ja see toetaks seda, mida me teeme niigi rühmas igapäevaselt. Ja sellesse projekti sai siis ühiselt partneritega pandud 3 peamist suurt eesmärki, ehk siis lapsed kasutavad oma kunstilisi oskusi erinevate kunstiliikide avastamise kaudu. Et lapsed õpivad tundma kunstnikke ja raamatu illustraatoreid ja nende elulugusid ja teoseid ja vastavalt oma huvidele uuritakse erinevaid tehnikaid, vaadeldakse kunstnike töid ja luuakse oma kunstiteoseid. Ja projekt siis toetaks laste omavahelist koostööd, sealhulgas koostööd teiste riikide lastega ja eneseväljendusoskust. Aga just ka seda rühmasisest koostööd
ja koos kunsti loomist ja selliste ühiste grupitööde tegemist. Ja tegevused jaotusime väga lihtsalt, et igal kuul oli ühe kunstiliigi ja seda viljeleva kunstnikuga tutvumine ja igal kuul siis katsestasimegi ühte tehnikat, tegime individuaalseid kunstitöid, aga ka ühiseid kunstitöid ja tegime koos tegevusi partneritega, sellised ühised kunstitööd, videokohtumised, veebijoonistamised, veebiraamatu loomised ja palju-palju muud. Ja nagu ma ütlesin, siis projekti idee pakkus välja siis eelmise projekti üks kaasasutaja ja projektiga liitusid mitmed õpetajad erinevatest riikidest. Projekti idee oli lastele tutvustada erinevaid kunstiliike, erinevaid kunstnikke ja need kunstnikud me valisime siis välja kõikide nende õpetajatega koos, kes meil projektiga liitusid, et see oli üks väga põnev ja pikk arutelu, et esiteks enne koosolek, meil oli õpetajate koosolek ja enne seda me juba leppisime kokku, et noh, iga riik või kõik õpetajad valmistavad ette, et milliseid kunstnikke nemad arvaksid, et peaks selles projektis käsitlema ja siis me ühiselt arutasime, et esiteks olid need kunstnikud siis nendest riikidest, kust olid partnerid, aga riike oli meil rohkem, kui meil mahtus kunstnikke, et me pidime sealt ka tegema oma valiku ja lähtuma siis ikkagi laste vanusest ja huvidest, et millised siia projekti sobiksid ja projektis osales siis palju õpetajaid, et mõnes, noh, nii nagu meie lasteaiaski oli 3 nii-öelda õpetajat siis projektiga seotud, et samuti oli ka mõnes teises lasteaias rohkem kui üks õpetaja nii-öelda rühma peale. Kokku oli 42 õpetajat ja 8 erinevast riigist: Eesti, Kreeka, Küpros, Itaalia, Türgi, Rumeenia, Portugal, Sloveenia. Ja panin siia ka siukse lingi, kus saab nende kõikide osalevate partneritega tutvuda. Et siin on ka näha, et meil on selline õpetajate presentatsioon siis kokku pandud. Et iga õpetaja täitis selle siis ise ära, et siin on näha, et sellest koolist on 2 õpetajat. Ma klõpsan siit edasi, et meie enda lasteaia juurde. See on võib-olla kõige paremini arusaadav. Nii, et siin on ka meie lasteaia, kui siia vajutada pildi peale, siis avaneb meie lasteaeda tutvustav video. Siit nime pealt avaneb meie lasteaia koduleht ja siin on siis näha õpetajad, kes selle projektiga on seotud ja mida nad sellest projektist ootavad ja õpilased, et meie avalikult laste pilte veebis ei kajasta. Panime sellise oma mõmmikute pildi ja et meil oli sel aastal oli siis 25 õpilast klassis või rühmas ja 4-5-aastased, 10 poissi, 15 tüdrukut. Ja see oli siis selle rühma jaoks 4. e-twinningu projekt, mida nemad tegid. Et nemad on meil üks tõeline e-twinningu rühm, et iga alates sõimest on nad siis projektides osalenud. Nii, aga edasi minnes siis projekti selline ajajoon nägi ette, et oktoobris see projekt algas, et september oli sisseelamiskuu õppeaastasse ja projekti alustasime oktoobris ja esimene kuu oligi siis see videokohtumine õpetajatega, et paika panna projekti tegevused, logo loomine ja lasteaiaõpetajate tutvustused. Novembris oli meil esimene kunstnik siis Küproselt. Tema tehnika oli templitrükk ja graveerimine. Detsembris oli meil kunstnik Türgist. Ma ei hakka neid kunstnike nimesid siin ette hääldama, sest et ma usun, et ma teen nii mõnedki vead. Aga tema siis eripära on, et ta teeb taaskasutuskunsti ja sellel kuul me siis tegime ka taaskasutusmaterjalidest tervituskaardid, mille saatsime siis riikidesse laiali. Ja toimus ka esimene õpilaste veebikohtumine. Jaanuaris oli meil Kreeka kunstnik, kes on illustraator ja lõime oma veebiraamatu. Tegime ka projekti vahehindamise õpilastel. Ja selle Kreeka kunstnikuga oli selline tore asi, et kui meil oli väga palju Kreeka lasteaedasid, siis see Kreeka kunstnik kohtus ka veebi teel Kreeka lasteaedadega. Meil oli ka võimalus seal osaleda, aga arvestades laste vanust ja et kohtumine toimus kreeka keeles, siis me siiski ei pidanud seda lastele eakohaseks. Aga vaatasime enda Eesti illustraatorite poolt siis
illustreeritud raamatuid, et ka see oli laste jaoks väga huvitav, et kui Kreekas on tema väga tuntud, siis kes on meil väga tuntud. Veebruaris oli meil Portugali keraamik. Tegime ise keraamikat, tegime savist, tegime soolotaignast, tegime plastiliinist, tegime ühise veebinäituse ja taas ühe õpilaste kohtumise, sest veebruaris on ju sõbrapäev. Ja märtsis oli meil tänavakunst teemaks ja siis väga suur diskussioon oli siis teemal, et mis on tänavakunst ja mis on siis sodimine. Et lapsed tegid õppekäike siin lasteaia ümbruses ja meie lasteaed on Haaberstis Tallinnas ja Haaberstis on väga palju loodud ka tänavakunsti siis renoveeritud majade fassaadidele, et kui keegi on Haaberstis käinud või elab siin, siis teab, et niimoodi maja külje peal on ilusad lilleõied ja kaunistused, et see on tõesti tänavakunst, aga kahjuks leidub ka seda sodimist, vandalismi, mida me siis ju tegelikult näha ei soovi. Et need on kaks erinevat asja. Ja aprillis oli selline põnev teema, et kunsti loomine teisiti kui kätega ja siin me rääkisime siis erivajadustest ja tutvusime erinevate kunstnikega, kes siis viljelevad kunsti kas varvastega maalides, suuga maalides, on ka kunstnikke, kes on ratastoolis ja värvivad ratastooli ratastega. See oli väga põnev laste jaoks, ka nemad proovisid erinevaid viise järgi. Ja mai jäi siis projekti tegevuste lõpetamiseks, projekti hindamiseks, projekti tulemuste levitamiseks ja õpetajate kohtumiseks veel. Et kuna mul on juba päris mitmed projektikogemused, siis oma praegustes ja niimoodi hiljutistes projektides olen alati teinud seda, et ühe kuu võtame, kui me teeme üle õppeaasta projekti, kui on lühem projekt, siis nädal või kaks, võtame niimoodi projekti sisseseadmiseks ja alati ka nädala või vähemalt siis kuu projekti lõpetamiseks. Et siin tuleb arvestada, et kui on ka mitmed osalejad, et võib-olla keegi oli haige vahepeal, ei jõudnud mingeid asju ära teha, mingi asi lükkus edasi, et anda kõigile see võimalus, et nad saaksid veel oma viimased materjalid üles laadida, tagasiside küsimused vastata, võib-olla vanematega koos veel midagi teha, et siis see projekt saab selline tõeliselt nagu lopsakas või hea projekt. See on meie logo, et kuna oli palju partnereid, siis seekord me tegime logot gruppides. Et loosisime välja grupid ja siis me mõtlesime lastega koos välja oma logo ideed ja siis me saime vist, kui ma ei eksi, äkki 8 erinevat logo ja siis toimus hääletus. Ja tihe rebimine oli veel lõpus ja lõpuks siis see logo võitis. Ja natuke siin ka näha neid tegevusi, mis meil oli, et kui oli siis selle kunstnikuga tutvumine, siis meil oli ära jagatud, õpetajad moodustasid siis grupid ja me valmistasime, siis iga grupp valmistas ette presentatsiooni selle kunstniku kohta. Pani sinna, kindlasti oli seal grupis keegi, kelle riigikunstnik see siis oli, et kes teadis ka seda materjali leida, et elulugu ja tausta, et miks see kunstnik sellist kunsti viljeleb. Ja siis ka ise proovisime neid järgi teha, et kuna oli graveerimine, siis me tegime sellise kraabitava kunstitöö, et alguses värvisime ära ja siis tumeda guaši alt kraapisime siis värvi välja. Ja tegime ka selliseid koostegevusi, kus me ühildasime oma kunstitöid, et siin oli selles nööri tõmbamise tehnikas tegime meie oma tööd ja tegi Portugal oma tööd ja siis me panime need tööd Canvas kokku niimoodi, et nad katsid osaliselt üksteist ja vaatasime, kuidas tulid, kui erinevaid pilte kokku panime, et see oli ka väga huvitav lastele vaadata. Panin siia ka ühe näite. Ja muidugi see kaartide valmistamine, kaartide saatmine ja siis kaartide saamine. Ma ütlen, et see saamine on veel lastele kõige rohkem niisugust elevust pakkuv. Siis selle illustraatori tehnika on siis see rebimistehnika ja mosaiigitehnika, et seda oli väga põnev teha. Ja siis ka, kui me raamatu tegime, et siin on ka see raamatu link, et esitlus on pärast kättesaadav, saate ise vaadata. Aga raamatut siis proovisime ka illustreerida siis just selles tehnikas. Raamatu
sisu oli väga fantaasiarikas, et kuna lapsed ju juhtisid seda sisu, õpetaja oli ainult üles kirjutaja, siis kohati isegi natuke segadust tekitav, mis seal raamatus täpselt toimub. aga selline see laste fantaasia on ja meie rühma lastele meeldib seda lugu kuulata ja nende jaoks on see põnev. ja veebruaris siis tutvusime keraamikuga, et see tore meesterahvas on saanud inspiratsiooni siis sukeldumistes ja vee all käimistes ja temal on väga huvitavad siis produktid, mida ta müüb. et tal on oma töökoda, mida saab ka külastada, kui sinna riiki minna. ja lapsed siis said sellest inspiratsiooni. ja me tegime ka veebimänge, selliseid learning apps siis, mida me jagasime partneritele ja siis, kui meil oli videokohtumine, siis me mängisime ka koos neid mänge. ja kui oli siis grafiti aeg või no tänavakunsti avastamise aeg, siis me ise planeerisime. et siin on sellised telliskivi seinad prinditud lastele, et lapsed planeerisid oma tänavakunsti. me tegime ka ühisjoonistamist koos Portugali lastega, et nii nagu Jelena ka rääkis, et nemad kasutasid korolillot, siis meie kasutasime Magmat, et Magma on samamoodi, et sa lood lingi ja jagad seda linki siis teise partneriga ja saab siis joonistada. me lastega ikkagi avastasime, et korraga joonistamine tekitab natuke segadust, et me tegime sellist kordamööda joonistamist, et üks rühm joonistas ja siis teine joonistas ja siis jälle üks täiendas ja teine täiendas, et väga tore oli näha, kuidas see pilt täieneb ka siis, kui meie sinna peale midagi ei tee. aga kui täpselt üheaegselt teha, siis 4-5-aastase lapse jaoks oli segadust tekitav, et miks tema joonistuse peale tekib samal ajal midagi. ja kui me selle joonistuse valmis saime, siis me muutsime ühe veebirakenduse kaudu, mis on täiesti tasuta kättesaadav, selle joonistuse grafiitiks. ehk siis ta nagu tuunis ära meie tehtud töö, siis tuli selline musta põhja peal selline huvitav pilt välja. ja aprillis, nagu ma ütlesin, siis rääkisime erivajadustest ja et kuidas siis joonistada, kui joonistada ei saa kätega ja proovisime ka ise. väga huvitav tegevus oli see, et esiteks me kirjeldasime ühe kunstniku tööd ehk siis suulise kirjelduse järgi hakkasid lapsed looma sedasama maali, et see oli siis vesi ja vee ääres või veel kasvavad siis taimed, need roheliste suurte lehtedega ja punaste õitega lilled on seal vees. ja see kirjeldus, seal õpetaja luges seda kirjeldust, et kõikides partnerriikides meil oli seesama kirjeldus ja siis võis siis proovida erinevaid tehnikaid, et kuidas seda kirjelduse järgi maalida oleks. ja meie lapsed siis proovisid suuga maalida. Neile väga meeldis. Tahtsid muidugi kätega ka paberit kinni hoida, aga me siis arutasime ka, et kui käega kinni hoida ei saa, et kuidas siis saaks, et teipida saaks ju laua külge kinni ja oli paras väljakutse. ja proovisime ka siis erinevate asjadega, et kui siin oli üks näide, kuidas ratastooliga tehakse kunsti, siis me proovisime robootikavahenditega ja proovisime sõiduautodega, nende mudelautodega, et värvist läbi ja siis paberi peale jäävad jooned. muidugi oli palju tegevusi veel selles projektis, et tähistasime turvalise internetipäeva, rääkisime sellest, millised kokkulepped meil on, kui me kasutame tahvelarvutit ja kui me kasutame interaktiivset tahvlit ja kui kaua me võime üldse kasutada, et kas lõpmatuseni võib vaadata. siis lapsed ütlesid, lõpmatuseni ei saa, et aku saab tühjaks. ma ütlesin, et aga mul on laadimisjuhe kaasas, et saame küll lõpmatuseni. siis ütlesid, et internet saab otsa, et emme ütleb alati, et internet saab otsa, et nii kaua ei saa vaadata. ma ütlesin, minul on piiramatu internet, me võime terve elu olla internetis. lapsed olid hästi õnnelikud ja siis üks tüdruk ütles, et aga silmad hakkavad valutama. ja siis me rääkisime sellest, kuidas see tervisele ka mõjub, kui me kaua internetis oleme. siin on üks vahva paaristöö trükimeetodil, et meie tegime lilled ja kreeklased tegid vaasi ja siis me ühendasime need, et selliseid lilli vaasis ja, ja muid selliseid paariskunstitööd tuli hästi palju selles projektis. ja muidugi siis õpilaste kohtumised.
et neid sai siin projektis päris mitu tehtud ja kuna meil oli palju partnereid, siis me erinevatel kohtumistel kohtusime erinevate klassidega. ja mis me siis saime sellest projektist? Et kogu rühmaga avastasime erinevaid tehnikaid, tegime huvitavaid ühistegevusi partneritega ja olime loovamad ja julgemad end väljendama erineval viisil, et mitte ainult joonistades või maalides, vaid tõesti erinevatel viisidel. ja siin on ka lõpptulemused, et saab tutvuda nende kõikide kunstnikega põhjalikumalt, kes tahab vaadata nende kunstnike kohta. Saab vaadata raamatut kõikidest tegevustest, on kokku kogutud selline pisteline, et iga partneri tegevusest midagi, on selline üks veebiraamat meil. Saab mängida neid veebimänge, mida meie mängisime ja vaadata ka virtuaalnäitust. ja selle esitluse te saate pärast, aga tõeline armastus e-twinningu vastu on meie lasteaias olnud pikalt juba, siis ütlen ka sellise inspiratsiooni võimaluse, et meie lasteaia kodulehel, siin ma nüüd jagan õiget lehte, jah, et meie lasteaia kodulehel on siis selline koht, kus on kirjas kõik projektid, mis meil praegu käimas on ja selle leiab siis projektide alt ja e-twinningu projektid ja siit allapoole kerides näeb ka siis lõppenud projekte, et eelmise aasta emotsioonide projektist on selline eestikeelne lühikene kokkuvõte, slaidishow siin ja siin on samamoodi ka olemas selle I see, I explore, I create projekti kokkuvõte, et selliseid ja lühikirjeldusi, et mis nendes projektides tehtud on. aga sellesama kunstiprojekti kohta ka, et tegelikult kunstnikke on nii palju, et samasuguse projekti võiks teha ka täiesti nüüd ma läksin valesti, võiks teha ju täiesti Eesti kunstnike põhjal samamoodi. et neid tegevusi on tõesti palju, mis jäid nii-öelda tegemata või siis sarnaselt, et mida saaks teha uuesti ja võttes hoopis teised kunstnikud siia. aga aitäh, kui on küsimusi, siis võin veel vastata. nii, suur tänu, Kristiine, teile. Kui nüüd on küsimusi, siis pange need julgelt chati. Mina kasutan veel kiirelt võimalust ja jagan teiega oma esitlust korraks ja räägin veel mõne sõnaga sellest, kui nüüd Jelena ja Kristiine teile ajasid teil ka isu peale ja tekkis ka mõte, et võiks projekte proovida teha, siis mõned näpunäited, et kust alustada. Et esimese asjana kindlasti siis soovitan minna e-twinningu portaali, seal ennast kasutajaks registreerida ja minna uurida, et mis seal siis lähemalt on. Nüüd meie e-twinning Eestis Facebooki grupis jagame siis jooksvalt infot erinevate koolituste ja ürituste ja tegevuste kohta. Samuti siis e-twinningu kodulehel on see info. Ja kui nüüd on spetsiifilisi küsimusi, siis olete julgelt oodatud meile ka emaili saatma. Ning lisaks kasutan võimalust ka, et kuna meil siin 2 mentorit, eksperti kenasti on, Kristiine Teele on meil ekspert e-twinningus ja Jelena on mentor, siis tegelikult me pakume ka sellist võimalust, et meie mentor või ekspert tuleb lasteaeda koha peale rääkima. Ja seda siis saab juba kokkuleppel konkreetselt lasteaiaga, et mis see fookus täpselt võiks olla, kas päris sissejuhatus, kas vaadata hoopis näiteks veebivahendeid, mida võiks kasutada, kas põrgatada ideid, kas äkki hoopis mentor aitab alustada mõnda projekti, mis idee juba teil olemas on ja tahaksite nagu sellist väikest abikätt, et siis saate ka meiega ühendust võtta ja enda siis lasteaeda koha peale sellise asja tellida. Ja viimase asjana siis ka, kellel huvi on, võib ennast meie uudiskirja kirja panna ja jagame siis paar korda aastas infot siis nende tasuta rahvusvaheliste seminaride kohta, koolituste kohta, veebiseminaride kohta ja nii edasi. Nii, aga lühidalt e-twinningust ongi meie poolt kõik.
suur-suur tänu kuulamast. Kui nüüd on veel küsimusi, tahate midagi täpsustada, siis julgelt andke endast märku, et panen praegu salvestuse kinni.